Tere tulemast hommikupalusele. Rõõm on, et olete saanud osaleda. Täna mul abiliseks on abikaplan, abipolitseinik Ivo Käsk ka. Ma saan aru, et tema on Islandil, seal on vist tugev ajavahe ka, nii et tal on praegu väga vara. Ta siis saab öelda, mis kell seal on, mida meile sõna jagab. Aga ma siin alguseks loen piiblist ühe jupi. On Vanast Testamendist, Saamueli raamatust, esimese Saamueli raamatust on üks lugu sellest, kuidas valitakse uus kuningas. Oli kuningas Saul, kes Iisraeli rahva üle valitses, aga see kuningas Saul läks Jumalast eemale. Et ta ei kuuletunud Jumalale ja Jumal otsustas valida teise kuninga Taaveti. Ta siis ütles oma prohvetile Saamuelile, et ta võiaks siis ühe teise inimese kuningaks. Ja nii ta Saamuel siis kutsus ühe mehe koos tema lastega enda ette, et sealt välja valida see poeg, kes saaks järgmiseks Iisraeli kuningaks. Et Jumal siis annab talle teada, milline see poegadest on see õige. Ja nii ta lasi enda eest käia läbi need 7 Iisai poega, aga ükski nendest ei olnud siis Jumalale meelepärane kuningas, vaid seal oli üks poeg veel, keda Iisai ei olnud kutsunud sinna, sellepärast ta arvas, et see poeg on veel nii noor või ta ei ole kohane kuningaks saama ja siis ta oma ühte poega sinna ei kutsunud. Aga siis Samuel küsis, kas sul on veel poegi ja siis nõnda oli, et üks poeg oli veel. Ja siis ma loen väikse lõigu sellest, mis ta siin räägib. Vaatan 5. Ja ta vastas rahuga. Ma tulen issandale ohverdama, pühitsege endid ja tulge koos minuga ohvrile. Siis ta pühitses Iisaid ja tema poegi ning kutsus nad ohvrile. Ja nad tulid. Siis ta nägi Eliabi ja mõtles, küllap on nüüd issanda ees tema võitu. Aga issand ütles Saamuelile, ära vaatuda välimusele ja pikale kasvule, sest ma olen jätnud tema kõrvale. Sest see pole nii, nagu inimene näeb. Inimene näeb, mis on silma ees, aga issand näeb, mis on südames. Niisiis, Jumal näeb inimesest läbi. Näeb tema mõtteid, tema südame hoiakuid, truudust, ustavust, ausust ja ka kahetsust, kui inimene kahetseb. Aga inimestena me ise ka õpime ka mingid asju nägema, mis kõigile ei olegi nähtav. Mõned politseinikud näevad ära, millised dokumendid on võltsid või millise autojuht on võimalikus narkojoobes. Arst õpib nägema inimese välimusest võimalikke erinevaid haigusi ja loomi hästi tundvad inimesed õpivad nägema, milline loom kuskil on käinud või pesitsenud. Ja niimoodi me igaüks võib-olla oma valdkonnas õpime oma silmadega ära nägema, mis on kuskil toimunud või miks mingi inimene kuidagi käitub. Aga Jumala eest me ei saa midagi varjata. Ja hea on elada nii, et me ei pea proovima tema eest ka midagi varjata. Ja hea on siis, kui me alati elame nii, et me teame, et Jumal kõike näeb, meie südame mõtteid, meie plaane. Need on algusmõtted, mida mõtlesin jagada. Siit edasi aga laulame 2 laulu. Esimeseks lauluks kõik ma annan Jeesusele. Kristlik õpetus on, et Jumala lapsena ma annan oma elu ka Jumalale. Kõik, mis ma teen mõeldes Jumalale. Kõik ma annan Jeesusele, enda talle loovutan, armastada tahan teda, ikka talle kuuluda. Sulle täiesti
sulle täiesti, sulle täiesti. Kõik on sulle, armas Jeesus, sulle täiesti. Kõik ma annan Jeesusele, võtta nii kui olen ma. Anna mulle vaimu väge ja mind taevast õnnista. Sulle täiesti, sulle täiesti. Kõik on sulle, armas Jeesus, sulle täiesti. Teiseks lauluks sind armastan Jeesus. On üks esimene käsk, mis piiblis on, armastama Jumalat kogu oma südamega, kogu oma mõistusega ja kogu oma jõuga. Siin on sind armastan Jeesus, selline laul ka. Sind armastan Jeesus ja sulle ma jään. Maailma rõõmudest rohkemaks pean. Mu taevalik päästja, mu kuningas ka. Kui keegi mul kallis, siis Jeesus küll saab. Sind armastan elus ja surmaski veel. Nii kaua kui hingan mind ja astudes olgu veel soosistan ma. Kui keegi mul kallis, siis Jeesus küll saab. Su kirkuse riigis, kus võidud see võnn. Sind armastan rohkem kui suudaksin siin. Seal kingi mul krooni, laulan vaid ma. Kui keegi mul kallis, siis Jeesus küll saab. Ma eile kohtusin oma hea sõbraga, kes õpib katoliku preestriks. Ja see preestriks õppimine ei ole sugugi lihtne. Tema südame kutse on selliselt Jumalat järgida, issannat Jeesust järgida ja see õpingud on 7 aastat, kus ta siis õpib Saksamaal, võib-olla erinevates riikides. Ja eks õppimine ei ole üldse lihtne. See on umbes, ma saan temal ka justkui arstiks õppimine, mis on ka kuskil 7 aastat, mõnel juhul ka kauem. Ja niisiis ei ole alati ka võib-olla kutsumises käimine lihtne, aga eks neis on oma rõõme, oma raskusi ja alati, kui on raskusi, siis on ka selliseid palju rõõme, millest kui on raskustest läbi mindud, siis on ka palju rõõme. Siit edasi, siis läheme Ivo jutluse juurde ja jääme kuulama, mis Ivo on meile tänaseks valmis pannud. Tere hommikust! Tänaseks oli lugu, mis pärines vanast kullapalaviku ajast ja mis on ilmselt pigem mõistujutt kui täpne ajalugu. Aga räägitakse siis lugu sellest, et palju aastaid tagasi emigreerusid 2 saksa venda Ameerikasse. Ja vanem neist 2 oli tõeline meister hapukapsa valmistamises. Ja tema suundus Californiasse, Eldorado maakonda, see on siis Põhja-Ameerika läänerannikul. Ja ta hankis seal maatüki, haris maad, kasvatas kapsaid ja hapendas neid. Selle peale tulebki hapukapsa isu peale. Ja tema hapukapsas oli erakordselt hea. Sellest räägiti laialt ja inimesed tulid kaugelt ja lähedalt, et seda tema käest osta. Tema töö kandis vilja ja tulemused olid silmaga nähtavad ja mõõdetavad. Tema noorem vend valis teistsuguse tee. Tema läks õppima metallurgiat. Veetis mitu aastat õpipoisina,
omandas teadmisi metallidest, nende koostisest, märkidest, mida ainult kogenud silm oskab siis ära tunda. Nii nagu Priidu meile juba rääkis. Ja kui õpingud lõppesid, otsustas temagi lääne poole minna. Ja kõigepealt külastas ta oma vanemat venda, soovides näha, kuidas too oli oma eluga hakkama saanud. Ja tema saabumise järgmisel hommikul juhatas vanem vend ta uhkusega oma põllule, loomulikult oma kapsapõllule. Ta osutas nendele pikkadele lopsakatele kapsaridadele, mille eest ta oli päevast päeva hoolitsenud. Kapsastele, mida ta aasta järel ikka jälle kasvatas. Kuid vanema venna üllatuseks ei paistnud noorem vend olevat kapsastest sugugi vaimustunud. Ja ta vaatas hoopis maad kapsataimede all. Kummardus võttis peotäie mulda ja uuris seda tähelepanelikult, nagu otsiks midagi. Ja vanem vend küsis, et mis sa teed? Ma näitan sulle maailma parimaid kapsaid, aga sind huvitab ainult see peotäis mulda. Ja noorem poeg või noorem vend vastas rahulikult, näitas talle väikest metallitükki oma peos ja küsis, kas sa tead, mis see on? See on kuld. See kasvatad kapsaid kulla peal. Ja selle loo järgi siis sai sellest piirkonnast üks rikkamaid kullakaevandusalasid kogu California kullapalaviku ajal. Kapsad on head, aga maa, millel need kasvasid, osutus millekski palju suuremaks, kui keegi oli osanud ette kujutada või oodata. Aga kas vanem vend tegi midagi valesti? Ilmselt mitte. Ta töötas hoolikalt, ta töötas pühendunult, ta töötas ausalt. Ja küsimus ei olnudki oskuste ega pingutuste puudumises. Küsimus on pigem selles, mida ta oli harjunud nägema, mida ta oskas märgata. Ja küsimus on ka meile selles, et mis on see, mida me ei märka, mis tundub meile iseenesest mõistetav. Me kõik teeme oma igapäevast tööd usinasti, olgu see siis tänaval või kontoris või juhtimisalal, analüüsil või toetuse tasandil. Ja me võime seda päevast päeva teha ja see võib osutuda nagu nendeks ridadeks kapsapõllul. Meil on protseduurid, meil on süsteemid, meil on koosolekud, meil on dokumendid, meil on vastutus. Meil on rutiin, mis hoiab meie asjad toimimas, kuid võib samal ajal muuta nähtamatuks selle, millele see kõik tegelikult toetub. Või muutub nähtamatuks see, mille jaoks see kõik tegelikult on oluline. Ja sellepärast on ilmselt meil kõigil hea vahel peatuda ja küsida, et mille peal see kõik kasvab. Mis on see pinnas, mida tavaliselt ei mõõdeta. Et mis määrab selle, kas meie töö loob usaldust või see kulutab kedagi teist või meid endid. Kas meie töö annab turvatunnet või ainult reageerib olukordadele. Sest meie tegemise väärtus ei seisne ju meie endi tegemises, vaid selles suures pildis. Üksikute inimeste ja võib-olla kõlab natukene paatoslikult, aga kõikide nende meie tegemiste summas meie ühiskonna õnnes. Ja see koguneb väikestest, sageli märkamatuks jäävatest hetkedest, viisidest, kuidas räägitakse, kuidas käitutakse, võib-olla surve all, õiglusest, mis ei sõltu kasust ega tujust, hoolimisest, mis ei ole demonstratiivne, vaid on järjekindel ja vaikne. Ja see on selline kuld, mis ei pruugi kunagi särada, sageli jääb see täiesti nähtamatuks. Aga see on see, mis suures pildis ja pikemas vaates loeb. Ja see on see pinnas, see on see kuld, millele me saame toetuda ka siis, kui me oleme väsinud, kui me küsime endalt, mis on selle kõige mõte. Nendel päevadel, mis on meile rasked ja kui vastused ei ole meile selged. Piibel sõnastab orientiiri inimesele, kes mõistab, mis on kuld. Ja Piiblis Miika prohveti raamatus 6. peatükis 8. salmis on öeldud, et tema on sulle teatavaks teinud inimene, mis on hea ja mida nõuab issand sinult muud, kui teha õigust, armastada halastust
ja käia alandlikult koos oma Jumalaga. Teha õigust, armastada halastust, käia alandlikult koos oma Jumalaga. Mitte kõik väärtuslik ei ole alati kohe nähtav, aga just sellel, mis on pinna all, on enamasti kõige tõeline väärtus ja on hea, kui me võime sellele mõelda, seda endale meelde tuletada, seda kulda otsida, mille nimel tasub tegutseda. Ja soovin ka kõigile täna rõõmsat meelt, indu ja kulla nägemise oskust. Aitäh, Ivo. Ivo mainis ka, et maailma parim politsei, nii nagu seal loos oli. Ja eile sai minu pere ka osa sellest maailma parimast politseist. Mitte sellest, et mina siin töötan, vaid et mul abikaasa läks 5 lapsega ja oma sõbranna ja tema 5 lapsega. Mõtlesin, et lähevad Riiga. See plaan oli juba eelnevalt tehtud. 8-9 Riiga ja minna Riia loomaaeda, et kaelkirjakut näha. Ja kuna rongiliiklus on praegu raskendatud, siis plaan oli neil minna Valka, kuidagi Valka saada bussiga ja sealt siis edasi rongiga Riiga sõita, aga nad jäid rongist maha. 2 minutit ma sain aru. Ja seal siis oli mure koht, et mis me nüüd edasi teeme, et järgmine rong läheb hommikul kell 5. Ja siis ma sain ühe tuttava, kes oli valmis neid võtma enda hoovi. Seal saavad lapsed mängida ja lapsed olla turvalised nii kaua, kuni siis tuleb lahendus, kuidas edasi minna. Ja nii kaua, kuni liikusid sinna hoovi, 10 last, lapsed kõik väikesed, ma ei tea, kas kõige vanem laps äkki 10-aastane, kõige noorem, 4-5-kuune, 2 siis sülelast, kummalgi naisel. Ja sinna aeda liikudes, seal oli võib-olla 600 meetrit kõndimist majade vahelt, erinevatelt tänavatelt ja üks laps jäi maha ja see avastati, siis sama Vaklus, kes mul eelmine nädal siin oli. Tema siis jäi maha kuhugi ja see avastati siis, kui oli aeda kohale jõutud. Seal siis oli nagu rahulikum hetk, kui õnnestus laps üle lugeda. See oli taipumise moment, et üks laps on puudu. Ja siis helistatud politseisse ja politseisse oli juba teada antud, et üks laps on tänavalt leitud. Ja siis politsei selle sama lapse Vakluse siis tõi kohale ja see mure sai lahendatud. Süda sai rahu neil seal kõigil ja minul ka. Aga nüüd laulame ka ühe laulu, jäägu Jumala rahu su üle. Siis politsei head tööd. Tänan Eesti politsei eest, kes ka minu lapse üles leidis. Jäägu Jumala rahu su üle, tema armastus rõõm täiku sind. Tema valguses käi kõigest loodada pead, tema arm jäägu hoidma sind teed. Tema arm jäägu hoidma sind teed. Jäägu Jumala rahu su üle, tema armastus rõõm täiku sind. Tema valguses käi kõigest loodada pead, tema arm jäägu hoidma sind teed. Tema arm jäägu hoidma sind teed. Jeesus on kui kuld või kallim kui kuld. Temast tasub kinni hoida ja tuleb kinni hoida ja nagu laulsime ka, et temalt tuleb ka rahu. Jumal annab meile rahu. Ja jääme nüüd palvesse ja palume meie isa palve. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba, anna meile tänapäev. Anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi
ja au igavesti. Aamen. Ja ma annan edasi Jumala õnnistuse. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. Issand, tõstku oma pale meie üle ja andku meile oma rahu. Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.